Tere! Alustame kogukondade uurimisrühma teist vestlussaadet ja tänase vestlussaate teemaks on kogukonnaaiad. Minu nimi on Dagmar Narusson ja tänases saates on külalisteks Bianca Plõške-Altov, kes on Tartu Ülikooli teadur ja Tallinna Ülikooli vanemteadur. Praegu lühidalt tutvustan ja siis saame pärast pikemalt rääkida. Ja teine külaline on Aavo Rosenvald Tartust ja Tartu Maheaiast ja väga pikka aega olnud Maheaiaga siis igatepidi seotud ja juhtinud. Aga nüüd tulen korraks kogukondade uurimisrühma seoste juurde. Meie oleme oma uurimisrühmas teinud kogukonnaaedade teemal uurimusi päris mitmel aastal juba. Esimene põhjalikum uurimus oli 2023. aastal ja see puudutas siis Tartu Emajõe aeda. Ja meie huvi oli teada saada, et mida inimesed väärtustavad Emajõe aia juures ja mida nad seal teevad ja millised kogemused, kogukondlikud kogemused neil on. Ja huvitaval kombel kõige olulisemad asjad, mida inimesed ütlesid, olid see, et inimestevahelised suhted, pühendumine aiategevusele, koos ärategemine, kõigi nende asjade ärategemine, mida on päriselt vaja ära teha, et need tõesti tehakse ära. Et tõesti see suhete tasand ja kogukondlikkuse tasand kogu selle taimekasvatuse või toidu kasvatamise juures oli väga-väga oluline. 2024. aastal me tegime Koosüsteini projekti raames Bianca sinuga ja siis kaaslastega intervjuusid just Maheaias ja Aavo oli üks intervjueritav ja sealt oli ka palju erinevaid teemasid välja ja kõige värskem uurimus on siis sellest aastast ehk siis 2025. aastast, kus me siis kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu 5. lennuga tegime kevadel intervjuusid siis Maheaia aednikega, kes elavad Annelinnas ühes piirkonnas. Ja see on siis see piirkond on Kaunase puiesti ümber, et nad elavad seal, aga regulaarselt siis toimetavad Maheaias. Ja ka jällegi, see oli väga rikas uurimus, mille tõttu see teema on nii tähtis ja elab aga ma tean, et teil on ka oma kõik isiklikud kogemused, et kui me järjest avama hakkame, et kes me siin oleme ja mis meie seosed on, et Aavo, ole hea, räägi sina kõigepealt, et sina ja Maheaed, et mis see lugu on, mis sinu seosed kõik on? No mina alustasin juba üsna ammu, aastal 2011 me lõime Tartu Maheaia ja paar aastat enne ma pidin otsima kohta, kus saaks, aga leidsime Hiina linna kõrval või tolleaegses Hiina linnas, Jäämamise linnas ühes koha. Alustasime 22, aga meil on algusest peale tegelikult sisuliselt rendiaed ja siiamaani kogu aeg rendiaed kogukonnaaia sugemetega. Ta ei ole päris kogukonnaaed. Okay. Et alustasime 22, aga praegu meid on 600. Ja see on suur probleem, kuidas seda kogukonda nüüd tõeliselt kogukonnaks teha. Ja me oleme järk-järgult maalt linnalt juurde saanud, aga Tartus on muidugi hoopis teisiti kui Tallinnas. Tallinna ja Tartu võrdlus on ikka väga erinev, et meie peame linnale maksma maa eest renti ja linna käest me ei saa rahalist toetust, maksame renti. Et Tartus linn, meile on küll andnud maad juurde, selle eest oleme väga tänulikud ja meil on peaaegu 10 hektarit praegu, sellepärast me saame nii suure hulgaga toimetada. Aga nii, et rendiaed, aga meie ühine tegevus on eelkõige ühispeenrad. Selle tõttu me võime ka kasutada enda kohta ka kogukonnaia nime, sest meil on ka suured ühispeenrad, mille saaki me müüme, jagame lasterikastele peredele ja jagame ka toidupangale. Et oleme seda saanud mitu aastat juba teha. Aga muidugi tuleb meil väga palju ka kogukondlikust sellega, et me oleme kõik üksteise kõrval ja meie maatükid on natuke piklikud, nii et meil on igal ühel 2 naabrit, aga maatüki tagaosas on suhteliselt võimalik ka eraldi olla, nii et meil ongi huvitavalt see suhtlemise võimalus on suur ja on ka väiksel määral üksi olemise võimalus, sest on ka neid, kes hoopis sellepärast tulevad aeda, et suurest rahvarikast keskkonnast saada keset loodust ja vaikusesse. Ja muidugi meie eriline eelis on see, et meil on suur ala Ihaste põigu ääres. Kui me selles aias oleme, me oleksime nagu maal täiesti, me näeme kaugelt linnamaju. See on üks suur eelis, mis aednikele meeldib.
ja veel on meil üks eelis ja miinus, et meil on palju sadu kaski meie aiamaatükkide vahel. See tekitab sellise tõelise looduse tunde, kus ööbikud laulavadki, ümberringi laulavad niikuinii ööbikult, aga ka isegi meie kaski otsast laulavad. Et niisugune eriolukord on meil nagu. Ja mul tuleb meelde, et ka selles kevadises uurimuses inimesed rääkisid ööbikutest ja konnadest ja Konnade kontsert on väga võimas, jah. et tõesti väärtustatakse, just. Aga jaa, see linnaaia mõiste tuli juba ka siin sisse, et hoiame kogukonnaaiad, linnaaiad ja siis see kogukondlikkus linnaaedades, et noh, kõik need mõisted on praegu siin täitsa asjakohased. Jaa, väga hea. Bianca, ole hea, räägi sina oma seostest kogukonnaedadega, linnaaedadega ja ava oma tausta ka, et kust sa tuled või kuidas sina Eestisse sattunud oled või jah? Ja aitäh. Tegelikult minu isiklik seos siis üldse ajandusega algas lapsepõlves, et ma arvan, et see on paljude jaoks niimoodi, et ma ise olen Ida-Saksamaa ühest väikesest külast pärit ja seal just ajandus oli seotud vanema ja vanaisa ajamaaga, kus me suve ajal päris palju aega veetsime. Aga siin Eestis ma tegelikult tulin nüüd rohkem kui 10 aastat tagasi ja seal oligi selline kokkusattumus, et nii minu eraelus kui ka teaduselus mingi hetk oli väga oluliseks teemaks just lapsed ja kuidas lapsed saaksid linnas ka nagu loodusega koos olla ja teadustööd tehes sellel ajal ja ise olles ka nagu väikeste lastega. Et siis ma mäletan veel, kuidas ma esimest korda sattusin, see oli Tallinnas ühe kogukonna aia ja natukene tunduski nagu oleksin avanud väikese uks ühe väikesele paradiisile, kus saab nagu sellist otse kontakt loodusega. Ja see oli üks mulje, aga teine mulje oli, et sama ajal me rääkisime ju ka näiteks kogukonna aedade eestvedajatega, näiteks nagu Avu ja Tallinnas on teised, kes tol ajas oli siis 7 aastat tagasi, rääkisid ka hästi palju, kuivõrd nad võitlevad oma koha eest linnas ja mis takistused ja väljakutsed sellega kaasnevad. Ja see tekitas minu jaoks selline huvitav intriik ja mitte minu jaoks, vaid ma arvan, et ka teiste jaoks, et kui me ühest küljest näeme ja teame, et kuivõrd palju need sellised kohad võivad anda näiteks lapse arengusse või ka täiskasvanute heaolu jaoks, seda me teame, aga teisest küljest, et miks siis eriti tol ajal siis on nii raske siis selliseid kohti luua ja säilitada ka, et tegelikult kogukonnaaed on nagu uus nähtus, aga meil on ju vanemad ajamaad ka või näiteks tatsaajad või veelgi rohkem ajast tagasi ka ajamaad linnades säilinud, et kuidas siis see vastuolu nii-öelda tekib ja mis on selle taustamaad ja see on nagu tükk aega nüüd mind huvitanud ja tegelikult ka minu teadustööd olnud nagu tohutu inspireerivaks, aga tegelikult ka sellised valuskohad, mis sellega käivad ka, millest me võib-olla pärast veel räägime. Ja räägime nendest murekohtadest ka. Aga väga tore, et sa tõid ka selle isikliku tasandi sisse, et tõesti, et ma mõtlesin ka täna hommikul sellele, et ka minu lapsepõlve osaks, ma kujutan ette, Taavo, sinu ka, et minu lapsepõlve osaks on olnud küll, et me ikkagi peres sõime väga palju ise kasvatatud toitu ja siis ma mõtlesin, et omakorda, et see on eestlastele ju olnud suuresti omane, et see ei ole väga ammu olnud, kui ikkagi toidu kasvatamine on peredes väga oluline. Ühelt poolt toidu turvalisuse seisukohalt, aga teiselt poolt see ikkagi aitas väga ka majanduslikult hakkama saada ja erinevatest aegadest läbi tulla. Et see pool ka. Nii et ja siis teine, mis ma mõtlesin tõesti, et kui isiklikku tasandit sisse tuua, siis ma olin umbes 6 aega tagasi sellel aastal Kreekas mägedes ja aias, kogukondlikus aias võiks niimoodi öelda. Ja sealt tuli nii palju taipamisi või nagu selliseid uusi perspektiive, kogemusi, mis on nagu kehamälus sees. Et selles mõttes, kui me räägime, siis
täiesti teretulnud on ka see, et mida me oleme ise kogedes näinud. Lisaks sellele, mida teadustöö või aia juhtimise töö on näidanud, et kõik need on rikastavad kogemused. Aga sul tekkis juba mõte, jah? Mul tekkis mõte, et ma tahan öelda, et ma olen maal üles kasvanud ja terve lapsepõlve ja noore ja keskeas kogu aeg emal aidanud siis maad harida ja teha, et see on niivõrd loomulik. Aga kui olen keskeas, olin linnas ja siis oli seda vähem ja käisin harva maal ema juures. Ja siis 18 aastat tagasi algas see, kui ma mõtlesin, et Tartusse on vaja luua kortermaja elanikele maa harimise võimalus. Neil on muidu liiga kehv elada kortermajas ühes toas. See oli tõesti nagu ajusse ja kehasse sisse kodeeritud, et see peaks olema minul ja kõigil võimalus. Ja ma ise ka tahtsin saada oma kasvatatud maheporgandit. Nüüd pidin aina otsima talumeeste käest, kust saab tõesti. Seda nii keeruline oli see. Lõpuks siis saime ise hakata. Ja. Just seesama tuli Anneliina inimestelt neid kuulates välja ka tõesti, et nad tahavad ise teha, aga Anneliinas ei ole väga palju võimalusi, isegi välja minna sinna maja ümbrusesse, et mida sa seal teed, et inimesed päriselt vajavad. Päriselt see vajadus on kehas sees ja vaimse tervise mõttes on see sealt igatepidi. Ja minu jaoks näiteks Avossian on minu jaoks alati väga inspireeriv, et sinu lugu, miks sa tegelesid siis maheaiaga, sest et siis kui me näiteks tegime esimesed intervjuud just otsustajatega, et kas kogukonnaaiandust toetada, kuidas toetada, siis tol ajal oli veel hästi palju seda, aga meil on ju kõik maakoht, et saame ju minna kuskil linnast välja, et miks on seda linnas just vaja teha. Eks ja mul tundub, et tol ajal võib-olla unustati natukene ära, et meil on ka inimesed, kellel ei ole seda nii kättesaadav, et võib-olla kuskil on, aga kas sul on seda aega sinna minna, kas sul on auto, millega minna ja kas sul on nagu kas sa oled maaomanik ja kõik need küsimused, et tegelikult ei ole võrdne ja minu jaoks on see olnud väga inspireeriv, et just oled alati seda ka oma nagu sõnavõtetest välja toonud. Et tegelikult see osa ühiskonnas on meil ka, kuigi võib-olla mitte otsustajate seas alati, aga ikka tuleks. Aga ma lisan, et meil ongi palju aednikke, kellel on maakodu olemas, aga nad ütlevad, me ju ei saa sinna iga hetkele sõita, see on ju suur ettevõtmine ja minek ja tööpäeva lõpul ei saa kohe kuidagi, siis ainult jääb puhkepäevaga. See on hoopis teine asi, kui on linnas. Siin samas käeolus, sest saab igal hetkel minna. Muidugi see ongi meie eripära, et meil tuleb üle Tartu kokku, oleks vaja, et need oleks rohkem hajutatud. See on, ja linn on selleks maad küll eraldanud. See on veel, me räägime veel sellest, et nii raske on alustada, kui tuleb linnale maksta üüri ja kõik ise rajada Tartus. Ja, just. Aga võtame võib-olla kõigepealt siis nüüd siit selle teema, et mida kõik aias tehakse. Et ühelt poolt, toidu kasvatamine on see pealkiri justkui, et me selle järgi teame ära, et see on linnaaed, see on kogukonnaed, aga see sisaldab endas nii palju erinevaid tegevusi ju. Et kui me korraks räägime, et kui rikas maailm see on, sest võib-olla kes ei tegutse, ei teagi üldse, mida linnaaed tähendab. Ja mis teadmisi ka jagatakse. Mõtlen, kus me alustame, kas me alustame otse sellest taimekasvatamisest, et need traditsioonid ja permakultuur, võime sellest alustada? No, alustame sellest taimekasvatust, jah. Mina nüüd näen seda seal maheas, kuna meid on palju, näen erinevaid stiile. Inimesed tulevad muidugi eelkõige selleks, et endale toitu kasvatada, aga juba kõik saavad aru, et see on ka selleks, et seal on hea olla, et vaimse tervise pärast tulevad sinna. Meil on 2 juhtumit, kus otseselt inimesed pensionile jäädes kogesid depressiooni, nad ei osanud midagi eluga peale hakata. Ja sattusid siis aeda ja siis avastasid, kõik läheb korda. Et see on nagu esimene kaasav asi, igaüks ei teadvustagi endale võib-olla selgelt, aga talle hakkab see mõjuma ja talle hakkab meeldima. Ja üks aednik oli eriti reljeefne, et 75-aastane tuli ja võttis väikse maatüki, meil saab valida maatüki suurusi. Ja teisel kevadel ütles mulle, kuule Aavo, anna mulle suurem, teine maatükk veel, mul läks tervis siin nii heaks. Nii et see vaimse tervise paranemine on väga tähtis. Aga siis, mida kõik tajuvad, et looduses olek, keset loodust olek. Kasvatad küll endale sööki, aga ühtlasi oled keset loodust. See on niivõrd oluline. Jällegi kõik seda ei teadvusta, aga mõned väga teadvustavad. Ja mina näiteks kogen kogu aeg ise ka, et sinna on nii meeldiv minna.
ja muidugi muredest vabanemine, kui sul on mingid pinged, vaimsed pinged, need lahenevad seal aias toimetades, seda nii paljud seda kogevad ja räägivad, et kogu aeg hakkab kaasnema väga palju asju selle toidu kasvatamisega. Aga see lugu, et permakultuur on hirmsasti moes, väga moes, ta on hea asi ja õige asi, aga meie aias on pooled inimesed, meil on ikkagi peaaegu pooled on vanemaealised, teised ülejäänud vanused. Nemad valdavalt teevad traditsioonilist asja. Ja ma olen sellega nüüd väga palju mässanud ja me peame juhatusena sellega tegelema tõsiselt, et kaevatakse sügisel maa üles, jäetakse must maa talveks, mis meie turbamaal on tegelikult lausa keelatud, lausa väga halb. Mineraalmaal päris tugev. Tavalisel mulle pole ta nii hull, aga ikkagi talveks ei tohiks jätta musta mulda lagedale ilmastikud tingimuste kätte. See on tänapäeval üldiselt põllumajandusaias nii väga teada, aga päris vanadele pensionidele enam ei suuda me selgeks teha, et seda pole vaja teha. Ja meil on täiesti probleem sellega, et mismoodi tuleks õigesti aiandust teha. Ja värskelt aina süveneb üks hoopis uus probleem, et mina tunnen mõnikord, et ma ei ole mitte maheaias, vaid plastiaias. Meeletult palju kasutatakse plastitarvikuid. Et see on omaette teema. Me peame hakkama plasti piirama ja aianduses on just võimalik piirata. Ja te mõlemad ka kuulsite, kui selle Söödava linna teise raamatu arutelul öeldi välja see mõte, et aianduse ökoloogiline jalajälg on väga suur. See on küll asi, millega me peame tegelema, et seda vähendada ja see on täiesti kergesti võimalik. Minu erihuvi on praegu, et ma sellega just tegelen ja julgustan uut, enda arust uut, aga see pole midagi väga uut, väga tavaline tegelikult, aga et me ühispeenadel just toimetame niiviisi loodussäästlikult ja ka inimtööjõu säästlikult koguni. Nii et siit kostub ju mitu teemat, et ühelt poolt, et aeda tulla on vaba valik, aga et inimesed hakkavad siis mingil omal viisil või mingil valitud viisil toimetama ja siis selgub, et see on nii suur variatsioon, kuidas tegutsetakse aias või kuidas taimi kasvatatakse ja kuidas maaga ümber käiakse. Ja siis ma saan aru, et maheaed on võtnud ka oma ülesandeks või missiooniks lausa, et ka harida inimesi, et mis need praeguse aja teadmised on, et kuidas aeda pidada. Ja seda me tõesti teeme ja meil on tubli juhatuses inimesed, kes selle eest ka seisavad ja me teeme koolitusi kogu aeg, et tulevast on ka plaanis hulk koolitusi, kus me siis tõesti neid aianduse põhitõdesid lausa räägime just seda ka, mis tänapäeval on avastatud just. No, põhilist ongi need permakultuuri võtted, aga mitte permakultuuri ei pea olema, see nüüd on küll natuke minu isiklik seisukoht, et 100% permakultuuri ei pea kõike tegema, vaid enamus permakultuuri võtted on väga õiged ja vajalikud. Aga näiteks Eestimaal, seda ütles ka üks lektor meil, et Eestimaal üldiselt ilma kaevamata on ikkagi väga raske. Et mina soovitan üks kord kaevata, et teeb elu võrratult palju kergemaks. Et sealt tulevad ka need Eesti omapärad välja ja mida siis teha. Ehk siis aias tegutsedes ja siis saades uut infot ja nähes, kuidas tehakse, inimesed õpivad, ma arvan, et see on kuidagi lähedasem õppimise viis, et kuidas tuleks tänapäeval teha, kui keegi lihtsalt loeks kuskilt teksti. See on palju parem, aga see on niisugune vahetu isiklik kontakt ja siis sellised suunised seal, et me toimub selline ühiskonna harimine ka selle kaudu. Mariann Nummert käis meil sügisel rääkimas, et tema on väga hea lektor ja väga hea, ta teeb lausa kätega asja selgeks ja näitas meie mulda ja kõik. Pärast mul üks aetnik ütleb, et näe, Mariann ütles, et see umbrohi polegi nii paha asi. Et värske tuvastused ka. Ei ole, see elementaarne tõde, et Eesti aetnik ja ka vene aetnikud püüavad rohida kõik umbrohu vabaks, aga see pole üldse kõige parem lahendus. Vähene umbrohi taimede vahel on taimele ainult hea, taimedest madal on vähene umbrohi. Ja see on nii selge, et seda tuleks kõvlata, mitte kõike käsitsi noppida, tohutu aja võite kergem. Ja see kõvlatud rohi peab sinna vahe peenrasse jääma, see jääb mulsi eest ja see on niivõrd otstarbekas nii teha, mis on aastatuhandelikult ära proovitud, et kõplunul pole mitte mingisugune vanaaegne hirmus orjatöö, vaid väga kaval nipp loodussäästlikult aeda majandada. Aga Bianca, sinu mõtted selles suhtes, et see kogu see taimekasvatuse kiht või tegevus, et mis sinu jaoks seal on oluline? Mina tegelikult kuulan sellest, kuidas
üks teema viib nii-öelda teise teemani ja noh, seda me oleme teistes aedades tegelikult ka näinud, et sa mainisid alguses, et just inimesed tulevad võib-olla toidu kasvatada ja siis nad saavad aru, et tulevad, neil on teised hüvesid ka, aga siis ka, kui koos toimetate ajas, et siis tuleb taaskasutusteema, võib-olla tuleb sisse ja noh, elurikkuse teema, igasugused võib-olla komposteerimised, esteetilised nagu eelistused ja kõik see, et mulle tundub, et ta tegelikult avab ukse erinevaid teemasid nüüd ja läbi nagu vaitlustada ja tunnetada, et noh, et see alati lihtne ei ole. Et nii nagu ma ka sinu jutust kuulan ja teistes aedades olen näinud, aga tegelikult ta nagu on selline esimene samm teistsuguse alternatiivse elule võib-olla ja kus tulevad erinevad jätkusuutlikkuse ja kogukondlikkuse teemad muidugi ka siis, et just see kaasamine, et kuidas siis teha, kuidas teeme neid koolitused, kuidas me räägime üksteisele, mis on nagu sellised aktsepteeritav nagu variatiivsus ja kus on võib-olla tuleb piir, et tegelikult sellel maal niimoodi teha ei saa. Et mulle tundub, et seal tegelikult hästi suur ampluaa teemadest nii-öelda tuleb siis lauale. Ja. Et nii-öelda ühiskonda edasi viivad teemad ja noh, sellised prefiguratiivsed, eelkujundavad teemad tegelikult tulevad, et toimub üksteiselt õppimine, aga ka ühine õppimine ja siis edasi liikumine ja siis tegelikult see hakkab mõjutama ju mitte enam ainult aiategevust, aga ka isiklikku elu inimestel. Ja mul tuli just selle peale meelde, et sellel kevadel üks vanem naisterahvas ütles intervjuus, et tema abikaasa, nad käivad kahekesi maha ees toimetamas, et tema abikaasa nüüd istub õhtuti tihti arvutis ja muudkui otsib uut infot. Et need teie koolitused ja kohtumised on tekitanud veel huvi, et mida kirjutatakse, mida on uuritud ja siis inimesed tegelikult õhtuti uurivad teadust kodus, mis on väga huvitav. See tõesti aitab kaasa, aga ma tean, meil on ka eriti veel koguni venelas, meil on ju väga palju vene ja ukraina rahvusest inimesi ja üldse üle 10 rahvuse, et venekeelsed uurivad venekeelsest internetiavarustest, kus ongi tõesti rohkem infot kui eestikeelses. Ja ma ei tea, kui palju on ingliskeelses ruumis, aga nad ütlevad, et venekeelset infot on palju rohkem kui eestikeelset. Palju targemaid nippe aastasadade jooksul tekitatud sinna nüüd. Sest lihtsalt ühiskond on suurem. Jah, et neid inimesi on rohkem. Ja võib-olla elab ka Euroopas, eks ju, ja siis nad on ka kogukonnaedades. Ja, aga veel on ju ka sellist jagamist, kui mõtleme taimi ja seemneid ja toitu, et see jagamise teema ka tuleb ju aias sisse. Ja, see on, me oleme põhilised trendiajad, aga meil on ikkagi kogukonnaed, kuna me jagame taimi ja seemneid ja saaki. Et tähendab, sügisel on võimalus, kui kelle mingi ülejääk toob ta ühte teatud kohta, kus igaüks võib võtta. Ja samal ajal sinna võib tuua saaki, seemneid ja istutusmaterjaliga taimi. Kogu aeg niisugune vastastikune vahetus toimub. 2 punkti on meie aias 2. Ühe varjuluse ja ühe tööriistakuuli juures on niisugune võimalus niiviisi vahetada ja see kogu aeg ka täiesti toimib ja näiteks ühe asja me oleme hästi korraldanud, et me ühispeenralt kasvatame pastinaaki ja pastinaagi seemne kasvatame ise, see on väga lihtne ja et kogu aeg on võimalik maheaednikul võtta sealt pastinaagi seemet, ilma rahata pole vaja seda minna üldse ostma. Ja kõiki muid asju ka nii saame vahetada. Just, et minu meelest on see väga oluline, see seemnete hoidmine ja siis nende uuesti saamine, et me ei peaks neid ostma poest või kuskilt mujalt, vaid et nad ongi need, mis me oleme kasvatanud ise. Triinu Kureen käis meil külas ja rääkis, et arvestage sellega. Tema ütles koguni nii, et 90% seemnetest on kasvatatud kas USA-s või Indias. Ja ta natuke lihtsustas aga et need ei pruugi meie kliimas üldse hästi sobida. Ja praegu ongi nii, et mina ise ja paljud teised ka ütlevad, ma ostsin seemnaga, kasvas hoopis midagi muud. Et väga hull on see asi, et väga hea on kasvatada ise ja muidugi eestimaised see lugu ja nüüd tuleb uus surve, mida peame
no üle Eesti väga soovitame, et ärme toome aina võõrliike sisse, kus me võime tuua ka invasiivsed liigid kaasa, hispaanlase eelkõige Hispaania teeteo. Eestimaal on nii palju, no ja see on minu isiklik, mina soovitan rohkem kasvatada kõiki eestimaaseid taimi ja vähem tuua neid huvitavaid välismaised, et need kasvatavad seal siis ise neid, et me ei tooks. Minul ka selle sügise kogemusest just kõige puudutavam isiklikult oli see seemnete teema, sest ma sattusin just sügisesel ajal ja kui oli siis ka aia saagi koristamine, ka viimased koristamised ja siis ka oli just nimelt seemnetega tegelemine, et seemnete puhastamine. Ja siis rääkides inimestega tekkis nagu teistsugune vastutus täiesti kogu meie looduse ja kogu kõige selle ees, mis meid ümbritseb, et just nimelt, et kui oluline on hoida seemneid ja kui tähtis on, et me neid ikka jälle hoiame. Et see on nagu meie põlvkonna vastutus ka järgmise põlvkonna ees, sest muidu need võivad ära katkeda. Ja mul tundub ka aedades selline vaikses mastaabis selline vastupannu suurt mingi süsteemi probleemidele. Eks kui näiteks ise ütlesid, et kust need seemned pärit on ja kas on üldse võimalik nagu sellest monopoolist nii-öelda välja astuda. Tegelikult tundub, et aedades, et just nagu seda seemne vahetuskasti näiteks kasutades, et see annab nagu vähemalt vaikses mastaabis võimalust säilitada seda, mis on. Aga lisaks sellele mul tundub, et on huvitav ka nagu jagamise peale mõeldes, et just see, et jagatakse ka ruumi. Et ma ise töötan siin ka geograafia osakonnas ja ma arvan, et see annab ka hästi palju võimalusi, et just selle kogukondlikkuse peale mõeldes, et teadmisi muidu jagada, aga ka arvamusi ja just aiandus tundub olevat selline hästi turvaline teema, et kui meil on muidu ühiskonnas võib-olla nagu päris palju polariseerunud arvamusruum, et siis see teema on vähemalt selline, kus võib-olla ei ole kohe mis võib-olla ei ole kohe nii polariseeruv ja siis mäletan ka siis, kui me samuti ka maha ees käisime ka teistes aedades, et just see, et ma sattun kokku inimestega, kellega ma tavaliselt kokku ei sattu. Et just see, et hüppame üksteise tundma ja võib-olla nagu sellist astame oma kihist välja ja tutvume ka teiste inimestega, et muutub, et sellel on ka hästi oluline komponent. Minul on selles suhtes eriline kogemus, et mina olen olnud kõik need aastad maheas uute liikmete vastuvõtja. Ja et ma näen kohe alguses inimest, aga ega ma siis ei näe tema sisse ja tema taotlusi ja teate, meil on huvitav kogemus, et esimesel aastal 2011 kirjutasime, et umbrohukasvatajad oli meie hulgas mõni üksik. Aga tollal oli meid 22 ja vist oli 2 neid umbrohukasvatajaid. See tähendab 10, kes ei saanud nagu hakkama, kellel liiga umbrohtus. Praegu meid on 600 ja see protsent, kui ta oleks sama, siis ongi juba 60 inimest umbrohukasvatajad. Õnneks meil on neid vähem, meil on nagu paarkümmend ja need kahjuks, enamasti nad lahkuvadki ise siis. Paar tükki me oleme pidanud isegi välja saatma, et ta ei saa üldse hakkama, kui lihtsalt mitu aastat midagi ei tee, siis ei saa ju enam. Et paratamatult on erinevused, aga et järk-järgult näed, kuidas või mulle meeldib see kõige rohkem, kui ma näen, et inimene kas ei jõua või ei viitsi või mis tal on, et tal ei toimugi midagi seal maa peal. Ja kui ma siis uurin, miks see nii on ja seletan mõnda lihtsamalt, et mõnega on nii hästi juhtunud, et siis ta hakkab hoolega tegema. Ja mingil muul põhjusel, minust teadmata põhjusel, saab jälle edasi asjaga paremini. Ja muidugi on väga tore, kui tuleb uus aednik ja võib-olla maha jäetud söötis maatükki eelmisest aednikust. Meil on ka seda vahetumise küllalt palju rotatsiooni. Ja ühel juhul tänavu nägin, et tuli üks ukrainlane ja paari nädala pärast oli kõik hiilgavalt korras, kõik uhked peenrad ja kõik nagu nõiaväel tekkinud. Et väga-väga erinevaid aednikke on täielik läbilõige ühiskonnast, et saab inimesi tundma õppida ja mõne puhul näed kohe, et ta on väga sümpaatne inimene just selles mõttes, et ta on väga hea suhtleja. Ta räägib minuga oma ideedest, et see on väga hea, aga mõni jälle on risti vastupidine, täiesti erinevad kõik. Ja muidu võib-olla ei sattukski kokku niimoodi.
mina tunnen küll, et linnaaiandus rikastab mind ka vaimselt, mitte ainult, et ma seal toitu kasvatan ja isiklikult naudin seda looduslähedust, mis on hirmus tähtis, aga et mul on võimalus areneda suhtlemises. Mina muidu olen selline hästi halb suhtleja, aga et see täitsa mõjub hästi juba natuke. Ja ma tooks võib-olla ka välja, et just üks asi on nagu need aednikud oma vahel, aga teine asi on võib-olla nagu erinevate aedade eestvedajad oma vahel, et mul tundub, et see on ka nagu hästi, hästi oluline tugivõrgustik, et just teadmiste jagamisel, eks ju, kutsuta üksteist, on sellised koos üritused, aga samas ka, et näiteks siis, kui me Dagmariga uurisime, et just Tartu aianduse ajaloo, et justki siis, kui on rasked ajad, et kui on vaja nagu uus aeda luua, vana aeda ära likvideerida või ümber kolida, et tegelikult need on ka füüsilised rasked tööd, mida siis, kus saab siis üksteise või kui tuldi siis üksteisele appi niimoodi, et mul tundub, et see tugivõrgustik oma vahel, eestvedajatel oma vahel on väga oluline ja ka see, et mõned võib-olla on pigem koha peal, ma saan aru nagu sina, aga teised näiteks pigem võib-olla kirjutavad artiklid ja siis kui on vaja näiteks toetust saada või avalikkusele tutvustada või midagi sellist, et siis igaühel on natukene oma pusletükk, mul tundub, et mis on nagu hästi oma ette võib-olla kogukond ka. Tartus ongi see raske lugu, et kuna linn ei toetab ainult sellega, et ta eraldab maa, et 10 maad on kokku, 10 aiamaad. Aga nad kõik üldse ei tegutse aktiivselt, sest see asi tuleb käima panna täiesti vabatahtlikkuse alusel ja niipea, kui sa maa kätte saad, tuleb hakata seda üles tarima, võimalust otsima ja maksma linnale renti kohe. See on natuke liiga raske ikkagi. Et meie püüdsime ühte aeda aidata ja tegelikult tuleb välja, et see on ka väga keeruline, sest aidata järjepelega siis lähed ära, seda peab ise hakkama saama, et tegelikult tõesti peaks ikkagi eelkõige nende kohalike jõududega hakkama saama ja väga raske on leida eestvedajaid. Ja see vahe on, kui on see pisikene kogukonnaaed nagu Tallinnas, neid on 10 või lausa 100 juba. No siis saab hakkama, sest sinna tulevadki entusiastid seda tegema. Aga kui antakse kätte sulle hektar maad, kus igaüks saab suure lapi, selle juhtimine on juba hoopis keerulisem. Seal tuleb rohkem eestvedajatel vaeva näha, sest inimene tuleb ka lihtsalt selle oma peenda pärast, ta ei tule kogukonda edendama. Tallinnas alles tekivad rendijad, Pelguaed nüüd on esimene, kus hakkab olema ka rohkem inimesel võimalust. Tartus on läinud vastupidi, et on just need rendiaiad, aga muidugi emaaed on väga hea näide tõelisest kogukonna aiast. Aga seal ka eestvedajad hakkavad ära nõrkama. Aga tegelikult mul tundub, mitu korda oled juba tõstatanud see, et ei ole ainult mingi suhtumine nagu teil oma vahel, vaid ka aedade ja linna vahel, eks ju, mis on hästi oluline komponent, et meerabki, kui palju sa võid ka nagu seda aiandust ise edasest nautida ja kuivõrd tööd sellega tegelikult kaastab ja mul meie intervjuudes on küll eestvedajad rääkinud ka, kuivõrd ulatuslik, eriti algusperioodidel on see töö, see navigeerimistöö, et just aeda ja linna oma vahel, et tõlgendada üksteise keelt. et see on nagu natukene erinev keel ka ja sellist manageerimist, kommunikatsioonitöö ja ise sa tead seda kõik väga hästi, kõik mis selline nähtamatu töö osa ka. et saada seda pinda näiteks. Meil Tartus on igal aastal kohtumine aedade vahel niiviisi, kus me jagame kogemusi ja just kogemusi, kuidas linnaga suhtlemine läheb, et see linnaga suhtlemine on ikka keerulisem, et me peame neid tingimusi välja kauplema või saama ja tõesti alustamine raske, et Tallinna on hoopis teistmoodi, sest linn annab toetust algusest, millega saate esimesed hädapärased tööd ära teha. Ma mõtlen, et siit tulebki välja tegelikult, et kui tähtis on kogukonna aedadest rääkida ja linna aedadest rääkida, sellepärast, et eestvedajad, see eestvedajate tuumik peab tegema mitmes suunas, mitmel tasandil väga tõsist tööd. Et üks töö on väljapoole linnaga, linna esindajatega ja seal ei ole mitte ainult näiteks üks linna valitsusse kuuluv osakond, seal on mitmed osakonnad ju, kellega tuleb suhelda. Ja seal on väga palju osapooli. Ja siis sa oled omakorda tegelikult selle kogukonna kujundaja või vähemalt nende inimeste kogukondlikkuse kujundaja. Ja see on kõik tegelikult vabatahtlik töö. Ja ma mõtlen, mille pärast see vajab nii palju tähelepanu, on see,
riik võiks seda väärtustada ja linnad võiks seda rohkem väärtustada, sest eestvedajate grupp teeb ära ühiskonna arengu mõttes ja selle kogukondlikkuse arengu mõttes väga suure töölõigu. Seesama, mis tuleb ju välja, et kui inimesed tulevad aeda, nende vaimne tervis on parem, füüsiline tervis on parem, ehk siis koormus teistele süsteemidele nagu tervishoiusüsteem või sotsiaalsüsteem, aga ka tegelikult siit tuli juba välja, et erinevad rahvused integreeruvad või sulanduvad, et ka nemad leiavad oma koha nendel keerulistel aegadel just nimelt aias, suheldes teistega, et see on mitme aia puhul välja tulnud, et noh, et siin on nii palju väärtust, mida eestvedajate grupid loovad, aga mis ei pruugi üldse olla ühiskonnas teada. Et selles mõttes on see hästi oluline teema tõesti. Ja tuleb tõesti teadvustada, et ma kuulsin ilus saadet, kus Maarja Vaino rääkis seda, kui räägiti ühiskonna valupunktidest, või podcasti kuulasin. Ja teised küsisid nõutult, no leiti tõesti väga mitu valupunkti üles, mis meil praegu Eestis on. Teised, no mida edasi küll teha? Ja Maarja ütles, et loomulikult kõigepealt tuleb teadvustada ja siis saab hakata tegutsema. Kõigepealt tuleb teadvustada Tartu linnaametnike ja juhte rohkem, kui väärtuslik on linnaaiandus igale tartlasele ja seda ei saa selgelt kohe praegu mõõta, mis ta annab inimesele juurde, aga see on meil silmaga näha ja kogetav, kuidas tervis paraneb, vaimne tervis paraneb, füüsiline tervis paraneb, suhtlemisvõimalused paranevad. Üks artikkel pandigi peale, et tervendav aed, et iga linnaaed on tervendav aed, mida maainimene saab niikuinii, aga linnainimesel on ka nüüd võimalik. Ja lisaks siis kogukondlikkuse arendamine, et tekivad uued suhted, inimesed harjuvad suhtlema rohkem, eks ju, sa teed välja, et sa koged ise ka seda. Lihtsam on suhelda, kui sa teed ühist tegevust ja selle pealt lähed loomulikul viisil, küsid nõu või räägid sellest, et palju lihtsam on suhelda. Nii et jah, et füüsiline, vaimne tervis, suhtlemine, kogu see ring inimesed on su ümber, et sa ei tunne ennast enam üksinda, sul on mõttekaaslased, et see on, ja harimine, uued teadmised, elustiili muutused, toiduvalikud rikkamad, et nii palju asju juhtub selle käigus. Ja. Me näiteks, mis me oleme võtnud, me tahame levitada juurvilja söömist, sellepärast me just müüme ja jagame, müüme ka mitte ainult selle mõtte, meil on ka raha hädasti juurde vaja, kuna me peame linnale maksma ja kõiksugused taristu peale kulud on väga suured, muidugi põhiasi tuleb liikmemaksust, aga ikkagi on veel juurde vaja. Aga et müüme mitte ainult selleks, et raha saada, või selleks, et inimesed sööksid rohkem mahedat juurvilja ja hakkaksid ka ise kasvatama seda soovitada juurde veel. Ja õnneks on nii, et kuna meil on nii suured maad, siis meil on praegu isegi veel mõned vabad kohad. Me oleme saanud nii, et kogu aeg oleme saanud maad juurde. Selles mõttes peame Tartu linnale väga tänulikud olema, et nüüd on vaja, et nad oleksid püsiaiad tingimata. Et meil on enamus osa on meil püsiaiad ja üks on ajutine. Praegu me sellega just tegeleme, et ta jääks püsiaiaks. Ja sellest ei pruugita aru saada, et linnaaed ja roheala on vähemalt samaväärsed elurikkuse mõttes. Ei ole nii, et siis nüüd jääb elurikkus palju väiksemaks, kui rohealale tehakse linnaaed. Tartu linna või üldplaneeriks on see ka selgelt kirjas väga õigesti, aga ametnikult tundub ikkagi, et me võtame linnalt nagu maa ära ja linn jääb nagu vaesemaks. Aga ta annab ju niivõrd palju juurde just igale reaalsele tartlasele, Tartu inimesele. Ja muutub kodusemaks ka Tartu linn. Ja. Bianca, kas on sul veel mõni mõte siia lisada? Selles suhtes, et ta on ka nagu tuleviku teema, et kui me rääksime ka siin hästi palju selles, et kuivõrd palju ta võib anda või praegu juba annab ühiskonnale, et näiteks selline heaolu efekt ja kõik see hariduse mõtte ka kõik, mida ta annab jätkusuutlikkusele. Aga tegelikult see efekt, me oleme näinud oma uuringutes, et see efekt ei tule automaatselt, et ta on selline vahendatud ja kui ühiskond ja institutsioonid, see ei pruugi olla ainult linnasüsteemis, see on ka nagu see, mis loogika järgi me anname maad, et kuidas ühiskond suhtub sellesse, kuidas ettevõtlus võib-olla suhtub ka sellesse, erinevad ühiskonna osad, et kui ta ei toeta seda või osaliselt võib-olla mitte tahtlikult töötab selle, teeb seda raskeks. Et siis juhtubki näiteks, kuidas me oleme näinud viimaste 15 aasta jooksul, et mõned eestvedajad näiteks vesivad ära, et see kormus on liiga suur ja kes siis järgmisena üles võtab, et siis tegelikult see on ka selline tuleviku teema, et kui
sellega mitte arvestada, et see ei ole nii, et eradame mingit maad ja siis tuleb heaoluefekt ja kõik on hästi. Vaid seda, võib-olla oleks siis aeg, et jõuda sellisest passiivsest toetamisest sellise aktiivse võimendamiseni välja, et just arvestada ka just selle vahelülitisega nimega eestvedaja, et kuidas neid siis toetada nii, et edaspidi tulevikus ka oleks neil võimalus olla selles rollis. Sest praegu mul tundub, et natukene on paremaks juba läinud, aga praegu nõuab see roll hästi palju aega, hästi palju vastupanuvõime, hästi palju püsivus ja seda ei pruugi kõikidel inimestel olla, eriti ka nagu erinevates eluperioodides. Ja põhitöö kõrvalt seda tehes on väga suur koormus. Aga Bianca tead, ma mõtlen, et praegu on väga, kuna sa ütlesid, et tuleb tulevikku vaadata ja on hulk teemasid, millel on vaja tähelepanu ja aktiivset toetust, mitte sellist passiivset, siis ma näitan siit kaadrisse Söödava linna raamatut, aga räägi korra sellest, et mulle lihtsalt kõlab siit, et selle raamatu kirjutamise missioon on see sama, tulevik. On see nii? Ja seal on veel kindlasti. Eks sa korra räägid, et mida inimesed siit leiavad, mis see raamat tähendab? Et see Söödav linn 2 raamat, nagu see pealkiri juba viitab, et ta on jätkuraamat Söödava linn 1 raamatule ja tegelikult esimeses raamatus seal tutvustati seda linnaenduste valdkond laiemalt Eesti avalikkusele, aga siis tol ajal olid veel pigem rahvusvahelised näited, esimesed vaiksed eksperimentid, aga nüüd vahepeal on tänu Avule ja teiste eestvedajatele nii palju juhtunud, et siis meil tekkis mõte, et tegelikult võiks jätvustada, et seda, mis tehtud sai, et see on nagu just me enne rääkisime tunnustamisest näiteks, et see kindlasti on olnud üks eesmärk, et tunnustada, et mida kõike tehtud sai, vaadata, mis on Eesti eripära, aga see teine eesmärk oli ka nagu vaadata neid erinevad teekondasid ja missuguseid väljakutsed on kogenud need inimesed, kes on üritanud meie linnaruum seda viisi muuta. Ja see on jällegi see teavitustöö, et me siis teame, et tegelikult mis hinnaga see tuli, mis need väljakutsed on olnud ja mis on edaspidi ka need väljakutsed. Ja siin oli ka nagu selline ruumipoliitiline vaate, et tegelikult ta tekitab väga suured küsimused, mis said siin juba ka tõstatatud, et kuidas riik või linn või kohalik omavalitsus suhtub oma inimestele, et kui palju ta näiteks ka see, kas on vaja formaalset tugi või kas on vaja formaliseerumist või kas on vaja võib-olla pigem sellist takistuste eemaldamist teistsugusel viisi, mis teeks lihtsalt seda eestvedamist natukene lihtsamaks. Ja aga ka see, et kuidas me otsustame, mis on meie ühiskonnas olulised ruumikasutusviisid. Et kas me eradame näiteks ruumi uuele kaubanduskeskusele natukene utreeritud või kas me eradame ruumi linnaajandusmaadele ja kui pikaks me seda teeme, eks ju, see on ju ka alati see, kas ta on püsiv või ei ole püsiv. Et just tõstatada ka nagu sellised teemasid, mis natukene siis võiks tekitada sellist ühiskondlikud arutelu, mis on see, kuhu me tahame liikuda. Ja kuna see enne oli ka juba natukene jutuks, et viimasena mainin veel ära just see, et see prefiguratsiooni mõte, et see eelkujundamine, et sellistest vaikastes kohtades nagu erinevates linnaaedades, need ei pea olema ainult kogukonnaaed, need võivad ka olla tatšaaed näiteks või erinevad tühjamaad, kus käiakse korilusega tegelema, et nad näitavad juba toimivat viis, kuigi on raskused, alati on raskused, aga juba toimivad viis, et kuidas teistmoodi elada, et kuidas alternatiivne tulevik võiks välja näha ja mis ta meile anda võiks. Just enne rääkisime, et heaolust ja kogukondlikust ja kõike see, et juba väga vaiksel mastaabil, et ma arvan, et sellest võib ka hästi palju õppida või inspiratsiooni võtta, et kuidas me ühiskonnana tervikuna, kas me tahame seda suunda liikuda, aga mulle tundub, et need kogemused näitavad, et inimestel on seal hea olla ja siis kuidas me tahame sinnani jõuda ja siis on just sellised 15 aastat kogemused väga oluline, et aru saada,
et kuidas tulevikus või võib-olla võime seda natukene lihtsustada ja. selliste punktideni jõuda. Ja siis mul jäi kõrvu ja siit omakorda tekkis seos minu peas ka sellest, et on päris palju inimesi, uurimusest on ka välja tulnud, et kes on mingi aja linnas elanud, kas siis oma õpingute või siis oma mingi esimene töökoht ja sellel ajal tegutsenud aias. Aga see eluviis ja elustiil ja loodusega kontakt on lihtsalt niivõrd oluliseks saanud, et liigutaksegi kuskile mujale elama, enamasti siis linna lähedale maale või päriselt kuskile maale ja kogu elustiil, elamise viis ja kõik nagu väärtused muutuvad, et see on minu meelest hästi oluline ka. Aga ma tahaks tuua veel sisse teema, mis mind ennast väga kõnetab, on see, et kuidas indiviidi tasandil inimesed veel muutuvad kogukonnas ja kogukonna aias ja kogukondades suheldes. Ja ma tean, et Aavo, sinul on ka see küsimus, et kui on palju inimesi, eks ju, et 600 juba, et kuidas selliste suurte hulkade puhul kogukondlikkust siis arendada või kujundada või mida teha, et võtaks kogu selle teema. Ja ma lihtsalt toon siia sisse minu sellise sügisese kogemuse ja mõttekoha ja mida ma tajusin ise, olles niimoodi aias ja siis elades seal, et kuivõrd palju võib isiksust rikastav ja siis enesetaju ja identiteeti rikastav olla kogukonna aias tegutsemine ja mida ma märkasin, kuidas see juhtus. Ja siis mul tekkis omakorda seos ka uurimusega, ma pärast ütlen, et kui ma küsisin alguse ka, et mis ma tegema pean, ja kui ma läksin võõras kohtu, uued inimesed, siis mulle öeldi, et me ütleme sulle. Ja siis mulle kohe, hästi, ma siis lihtsalt olen, vaatan, te ütlete mulle, kus ma hommikul tulen ja mis ma teen. Ja siis ma märkasin, kuidas tegevuste käigus ja koos olles need erinevad inimesed panid tähele mind, märkasid mind ja olid sellised lihtsad jutuajamised, igapäevased, keegi ei istunud muga maha, intervjueerinud, rääkinud midagi, vaid igapäevased lihtsad jutuajamised ja ma tajusin, kuigi ma ei öelnud, kes ma olen või mis eriala või mis tööd ma teen, midagi sellist ei olnud vaja rääkida, tajusin, kuidas inimesed hakkasid tajuma ja märkama mind inimesena, hakkasid noppima välja, mida ma räägin või mis mind huvitab ja siis tuli see seemnete jutt ja siis erinevad jutud ja see toimus päevade jooksul ja nad tegid seda niivõrd intelligentselt, ilusalt, et need põgusad jutuajamised ja mulle tagasi peegeldamised, nad kutsusid mind järjest nagu erinevate teiste järgmiste tegevuste juurde, mis tekitas mulle mul oli nii palju vaba ruumi olla mina ise ja ma sain seda tagasi peegeldust identiteedile, mis tekitas lihtsalt niivõrd hea tunde ja omakorda sellise eneseavastamise võime ka uuesti, et jaa, ma olen neid seemneid ju vanematega koos kogunud või ma tean, kuidas mu vanemad seda tegid ja jaa, ma mäletan, kuidas see aias niimoodi või teisiti tegutsemine oli. Ja see tekitas omakorda võime, et ma panin teisi inimesi tähele paremini. Aga see sai juhtuda, kui mind väga märgati. Ja kui ma täna hommikul korra vaatasin meie selle kevadist uurimust, et mida inimesed rääkisid, siis ma noppisin sealt välja inimeste jutust neid kogemusi ka sinuga, Aavo. Ja kui ma nüüd vabalt siin seda tsiteerin või interpreteerin seda intervjuud, mida ma vaatasin, siis seal oli juttu, et Aavo on juba, et ma lähen hommikul vara kell 7 aeda, aga Aavo on juba seal. Ja siis et Aavo annab nii palju vabadust ja ruumi, et mõnikord ma mõtlen hommikul, et ma ei taha kellegiga veel rääkida nii vara hommik. Aga Aavo ei tule kohe niimoodi tülitama ja rääkima, et sa oled rahulikult niimoodi. Et siis ma mõtlesin, et ta koges tõenäoliselt midagi sellist, mida mina kogesin ka. Et kui ma sain sellist positiivset tagasisidet, enesekindlust, huvi tuli juurde. Ja siis tegelikult kasvab ka kogukondlikkus. Et keegi kutsu ja ei suru ja ei ütle, tule. Ei, vaat see nüüd on küll huvitav asi, et ei ole nii, et kogukondsus tähendab seda, et me muudkui aina üksteisega suhtleme. Ma juba ütlesin, et mõned meist tulevad aeda hoopis privaatsust otsima. Meil on huvitav ju 2 juhatuse liiget, kes nüüd juhatuses. Üks ütles, et anna mulle maatükk võimalikult taga otsast, kus ma saan oma ette olla.
aga tegelikult ta on meil väga tubli juhatuse liige, ta ei ole praegu enam juhatusega, teeb seda sama tööd edasi. Aga teine ütles, et pane mind kõige esimesse otsa, et ma kõik käiksid, ma saaksin kõigiga suhelda. Kaks äärmust, mis on juba juhatuse liikmete hulgas olemas, rääkimata teistest. Aga vaat mina kogen ise ka seda, ma olen väike suhtleja, et üldsegi ei taha, et kogu aeg suhelda, aga tahaks siis suhelda, kui mul on tahtmine suhelda. Et see on küll väga hea, et aednikud kunnavad seda sama ja Taias on see võimalus, et meie maatükid ka võimalus. Meil on natuke piklikud maatükid, 5 niisugust rida ja keskel on siis üks suur ühine teerada. Kui sa tahad kellegagi suhelda, lähed toimetad seal teeraja ääres, siis näed niikuinii kedagi saad rääkida. Aga kui tahad olla omate, lähed oma tüki tagumisse otsa, kus mööda käed sind ei kõneta ja kus saad rahulikult toimetada. Ongi meie struktuur natuke annab võimalust mõlemat teha. Aga muidugi ma näen seda, et on neid inimesi, just pensionäre, hästi vanu pensionäre just, hästi eakaid, kes on päevade viisi aias ja tundide viisi omavahel suhtlevad. Et tõesti elavadki seal kohe lausa ja seda on väga tore näha, sest muidu ta oleks ilmselt juba hoolde kodus. Et see on aastate jooksul ka arvestada, et kui ta oleks pidanud 4 seina vahel olema ja no saab minna küll välja jalutama, aga no ei saa ju kogu aeg ainult ka jalutada, see on liiga ühekülgne. Aga kui sa teed niisugust mõtestatud eesmärgi pärast tegevust ja saad endale lausa hüve sealt, siis see on niivõrd julgustav ja aga nüüd see suure kogukonna probleem, et ma tean, et uurimused ütlevad, et 150 on see arv veel, kus saab niisugust tihedat suhtlust luua. Kui juba läheb suuremaks, siis enam ei ole nii, et kõik on kõigiga tuttavad ja räägivad, et meil on see lugu nüüd, et kuna ühes aias on 50 inimest, seal on nii see suhtlemine vähene, seal on ka väga palju venekeelseid, aga meil on seal nüüd 550 suures aias koos, aga me ei tunne üksteist ja mina ka tunnen ainult pooli või ütleme üle poole inimesi, teised juba unustan ära, kui nad kunagi olen vastu võtnud. Et seal on tõesti hoopis raskem luua niisugust asja, et kõik tahavad üheskoos midagi teha ja meil on talgud. Talgutega on see huvitav kogemus, et nüüd läheb aina rohkem niiviisi, et talgutel käivad ühed ja samad inimesed, aga mitte need uued, kes tulevad. Uute hulgas on ka mõned väga tublid noored ja kes tulevad, aga ikkagi liiga sama seltskond ja me peame kuidagi viisi nüüd oskama nii motiveerida, et kõik teised ka tuleksid. Teate, mulle sellega seoses meeldib väga, kus ma noorust olen lugenud üks ütlemine, mida on öelnud üks 20. sajandit teoloog, väga lihtsa tõega. Olla inimene, see tähendab olla vastutav. Väga oleks vaja, et aednikest tekiks see vastutustunne ühise aia ees, et me tahame ja mitte ainult aia ees, vaid kui meie näiteks seal maheas kasvatame ühispeenale saaki ja tahame seda siis igale poole levitada, et inimesel tekiks see vastutus, et ma tahan selles osas ka kaasa aidata, et kuidas seda tekitada. Mina tunnen, et mul on see nagu olemas, ma kangesti tahaks seda teha ja naudin seda, kui ma teen seal. Aga noh, muidugi on see lugu, et ma olen pensionär ja saan paremini teha. Ma saan täiesti aru, et noored ja tööinimesed ei saa nii palju aega kulutada. Ja seepärast ma tahaks, et kuidagi viisi tekiks Eestis ka selline pensionäride heategevuse liikumine, nagu Inglismaal näiteks on olemas, kus nad muidugi on jõukamad, see võimaldab ka need pensionärid on suuremad. Aga meil on ka see võimalus siiski, et paljud pensionärid ei tea, mis oma ajaga peale hakata. Oleks vaja mingit mehhanismi, et meelitada nad linnaaedadesse, kus nad teeksid seda ühist tegevust, eriti veel, et nad tegutsid eestvedajatena, kellest on nagu puudus väga, kes korraldavad asju. Ja meil näiteks oligi üks jäi pensionile ja tuli juhatusse ja on väga-väga tubli inimene, et see on väga meeldiv, kui selliseid inimesi on. Mul seostab siin küll paar mõtet kogukondade arendamise valdkonnast, et tõesti nii, et üks suurem kogukond tegelikult koosneb väikestest võrgustikest. Et kõik inimesed selles 600 või 1000 või 500 või isegi 200, sa ei ole võimeline 199-ga ühtemoodi suhtlema. Et kui on sellised väiksemad võrgustikud, kes omavahel tihedamalt läbi käivad ja siis on need järgmised ja siis see kogukond on selline võrgustunud ja need ühenduslülid on olemas. Ja et on need inimesed, sest osadele inimestele väga sobib see, et kui nad räägivad ühega ja siis nad räägivad teisega ja siis nad muuhulgas räägivad sellele teisele edasi näiteks, mida nad siit enne kuulsid, et info niimoodi ka liigub ja nad ühendavad omavahel inimesi, ütlevad, et kuule, ma tean, temal on need seemned, et mine võta temaga ühendust näiteks, et selline võrgustumine ja siis ühendajate kasutamine, Aga see on ju ka omakorda jälle suur lisatöö, et otsida need
ühendajad inimesed üles ja siis neid omakorda julgustada, et ja algatage ja rääkige ja et see selles mõttes on kõik töö. Minul on see kogemus, et mul on aias mõnikord ohtlik olla, et ma ei saagi tööd teha, sest ma pean kogu aeg suhtlema. Aadnik läheb mööda ja küsib midagi, tal on ka vajadus küsida, ma pean seletama, et see probleem täitsa juba, et ongi ainult puha suhtlemine, aga muidugi väga hea, kui ma saan inimesele õiget nõu anda, et sageli ma ei saa, ma ei ole nii teadlik ja tark just aianduse alal. Mina olen nüüd juurviljakasvataja eelkõige. Okay. Jah, et see on ka hea ära tunda, et et mina teen neid asju või mulle meeldivad need asjad ja ma tunnen neid asju, sest selles mõttes ma tean, et ema aias on küll nii, et on inimesi, kes ütlevad, et tegelikult mina olen nagu taaskasutuse ehitaja, ma tahaks pigem nagu ehitada asju, mitte nii palju käed mullas, et aias leiavad rakendust nii paljud erinevad inimesed, oskused. Aga tahad sa siit? Selles osas, et mu tundub, et mahaajad oma mastaabi poolest on natukene ikkagi erand, et ta ongi väga suur ja need väljakutsed on selles suhtes, et veelgi suuremad ka just, mis puudutab seda kogukondlikkust, aga me oleme viimastel aastatel olnud erinevad või uurinud tegelikult kaasamisprotsesse ja mul tundub, et selles valguses on hästi huvitav vaadata ka neid kogukonnaaeda, sest et me oleme vaatanud just rohepööre valdkonnas ja tegelikult seal me teame, et on väljakutsed, et pigem selline võib-olla ülevalt alla kaasamist, kuigi ta on kaasav, aga ta on ikka ülevalt alla, mis tekitab erinevaid sorti probleeme ja pingeid ja just seesama asi, millest sina rääkisid, et selline aed kui selline koht, kus saab erinevatel viisidel olla kaasatud ja läbi katsetada erinevaid viise, kas see töötab ja mõned siis mõndale siis rohkem selline rohkem suhtlemist, teistele rohkem sellist lihtsalt koos töötamist või koos toimetamist ja nagu sellist teist moodi lähenemisviis sellele kaasamisele. Ja seesama näite, mida sa tõid just näiteks eakad prouad, kes tunnite viisi selle omavahel rääkivad. Tegelikult, kui me vaatame linnapid praegu, mis on need alternatiivsed kohad, kus nad saaksid niimoodi koos olla ja ennast tunna nagu väärtuslik ja kaasatud. Et tegelikult ei ole nii palju, et roaalad või jalutamiskäigud või midagi sellist, eks ju, aga teised kohad on kõik sellised, ütleme, pigem tarbimiskesksed, et kui sa just ei taha nagu päeva otsa kohvikus istuda või sa ei saa seda raha välja käia, et siis väga palju alternatiive tegelikult pole ja tegelikult ka see on väga oluline komponent, et kuidas võiks seda kaasamist siis teistmoodi mõelda laiemat perspektiivis, et inimesed oleksid kaasatud linna arengusse ja nagu selle ühiskonna arengusse, et siis neil on vaja ka koht, kus olla, koos tegutseda ja erinevatel viisidel olla kaasatud. Et selles mõttes linnaaiad, kogukonnaaiad on ka sellised kulmandad kohad, kus saab kohata erinevaid inimesi lihtsalt olla. Et tegelikult ta kannab nii palju nagu kvaliteetet välja, et ta võib olla lihtsalt olemise koht, et sul tegelikult peenraga on kõik korras, aga sa lähed istud veel päev otsa ja nagu oled seal, sellepärast, et tore on, ilus on ja näed teisi inimesi. Aga ta on ka selline arenemise koht, et sa õpid teistelt ja ta on ka siis selline identiteedi kujundamise koht, et ma võtan need teadmised, need väärtused omaks, ma olen nüüd selline, ma söön neid värskeid mahepurgandeid on ju näiteks või et ma muudan midagi enda juures, et identiteet areneb ka, et see arenemise koht. Võib-olla ütleks või selle rolli paljunduse kohta, mida sa enne mainisid, et seda oleme ka näinud, et need, kes on aedades kas eestvedajad või aetnikud, et seal on erinevad tüüpe inimesi, et just nagu mõned on lihtsalt meeldib ajandusega tegeleda, ehitada, teised võib-olla on rohkem tuttavad selle projektimajanduse ja kogu selle populariseerimise teemaga ja veel teised on võib-olla sellised pigem nagu looduse vabastajad, kes lihtsalt tahavad linnas tekitada võimalikult palju kohti, kus loodusel on ka nagu oma õigus olla.
aga ka see, ma arvan, et siin on nagu selles suhtes väljakutse, sest et sa ise ütlesid ka, et tegelikult sa tahaksid aiandusega tegeleda, aga kui eestvedajatelt oodatakse väga paljugi sellist manageerimist, projekti majandamist ja noh, et see soodustab teatud tüüp inimesi ja teeb seda teiste inimeste jaoks raskeks. Et kellel ei ole nii palju huvi selle vastu, kellel ei ole nii palju aega, ma ei tea, võib-olla see on ka väga spetsiifiline oskus, et just nagu see manageerimine ja nagu projekti majandamine. Et ma arvan, et see oleks ka tuleviku teema, et me ei tahaks ju tegelikult, et ainult ühe tüüpi inimesele see sobiks, sest et see on väga piirav. Ja loobki välja need, kes tegelikult tahavad pigem nepud mulda panna. Ja me oleme näinud ka näiteks siin selles samas raamatus, et mõned on ka Eesti ära kukkunud selle tõttu, et nad saidki aru, et see ei ole neile mööldud. Et noh, selles suhtes eriti tubli, et sa oled vastu pidanud, kuigi ütled enda kohta, et pigem tahaks rohkem nagu nepud mulda panna. Et ma arvan, et see kindlasti on väga oluline tuleviku teema ka, et just võimendada erinevaid tüüpe eestvedajad ja vaat see on nüüd küll tõsi, et eestvedajate peale tuleb mõelda, kui see asi edasi läheb ja et ongi ka see, et võib ka nii olla, et saadaks aed rajatud, aga ta peab ka kogu aeg kestma, keegi peab pidevalt jääma tööd tegema. Ja siin on suur probleem, et kas raha aitaks eestvedajaid hoida. Tähendab, meil on aias ka arutanud selle üle ka, et üks võimalus on, et rahaga tasutud inimene on osalise tööaega nagu tööl lausa. Ja muidugi meil Tartumajas juba oleks vaja tõesti tegevjuhti palgalist. Meil on nii palju tegevjuhti. Ja selle mastaabi peal. Ja selle mastaabi peal seda vaja, aga muidu oleks vaja, et keegi osaliselt tasustada. Aga mulle meeldiks palju rohkem, et me oleme kõik ise majandavad võimalikult. Mina alguses üldse ei tahtnud, et me projektimajandust teeme, aga me oleme saanud kohaliku omavalitsuse projektist 5 korda raha juba. Et see on muidugi väga palju aidanud. Muidu me lihtsalt polekski saanud. Aga palju parem, palju täiuslikum oleks see, et on ise majandav, et me ise teenime raha, sest me püüame neid peenraid arendada, ühispeenraid, kus me tõesti müüme, kus me saamegi raha. Et see on täiesti oluline lisa, see pole mitte muuseas, vaid möödunud aastal oli eriti hästi, me teenisime 5000 nimisi raha omakasvatuurile müügist. Tavaliselt nii palju ei ole. Et mismoodi motiveerida eestvedajad, et neile meeldib seda teha ja nad ei põle läbi ja nad saavad ajaliselt hakkama ja kõigiti, mis trikke seal veel oleks peale selle, et raha maksta. Et kuidas kasvatada seda vastutustunnet, et sa meeleldi teed seda ja hea meelega või kuidas leida need inimesed üles, et ikkagi oleks vaja need värskelt pensionile jäänud inimesi selleks kasutada, ma leian, kui kuidagi viisi seda suunata või meelitada inimesi selle peale. Ma arvan küll, et see on väga hea teema. Ma saan aru, kui me hakkame otse kokku tõmbama, aga et selles mõttes hea teema, et kuidas tõesti inimestest vastutus kasvatada ja seda agentsust ka ja mitte ainult selles tuumikus, vaid tõesti igas aias tegutsejas. Et siis see on kõik palju kestlikum ja jätkusuutlikum, kui inimesed ise mõtlevad ja panustavad. Sest muidu võib juhtuda see, mida sa ütlesid, et jälle on üks teenus. Eks? Et tuled nagu saama ja sul on õigus see täpselt, võib-olla maalapi, ma ei tea, need vahekäigud ka juba ära sinu eest tehtud, eks, et midagi sellist ei juhtu, et seda me ju ei taha tegelikult. Ja, just. Aga kui nüüd teha lõpuring, siis mis oleks see mõte, mida te tahate välja öelda, mis inspireerib teid ennast, võiks inspireerida kuulajaid seoses linnaaedade, kogukonnaaedade teemaga? Et mida veel nagu esile tuua? No mina ütleks seda, et lihtne asi, mida kõik teavad. Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt. Seda on öeldud, et see on tänapäeva nende moodsate liberaalide loosung. Minu arust on see ka konservatiivide loosung, kõigi loosung. Mina tunnen just seda, et sellepärast ma tahan asjaga tegelda, et ma leian, et ülemaailmses mõttes on see väga vajalik, et inimene suhestuks igapäevaselt konkreetselt loodusega. Maria Terles on tulnud sellise näite, et uuringud näitavad, et juba see, kui sul on toas metsamustriga tapeet, aitab vähendada stressi, uuringud on näidanud. Ja me teame, et kätt mullasse pistes ju inimene puutub kokku mingi bakteriga või see bakter lendab kõhku hingame sisse, mis reaalselt täiesti mõõdetavalt parandab meie asja. Et kangesti tahaks, et me kõik saaksime aru, et me tegutseme
mitte ainult enda huvides, vaid nagu terve inimkonna huvides. Muidugi eelkõige enda ja oma lähedaste ja oma linna huvides, et see on nii perspektiivikas, nii väärtuslik, et seda asja arendada mitte ainult enda jaoks, vaid et ka teised saaksid sellest hüvest osa. Jaa, väga ilus mõte. Bianca. Mina tooksin võib-olla välja selline ajad või linnaajad kui pilk tulevikku. Sest mulle tundub, et praegu ühiskonnas on hästi oluline teema ka, et terve see tuleviku arutelu ja näiteks kas rohepööre, kas asi on seda väärt või ei ole väärt. Ja siis oleks minu soovitus, et astuge võib-olla linnaaedadesse. Et minge kogema, et vaatama, et milline see elu seal on. Ja siis võib-olla see aitabki leida vastuseid sellele küsimuse, kas asi on seda väärt. Ja ma lisan enda vaates siia juurde, et mõte, mis mind hoiab seotuna linnaaedade ja kogukonnaaedadega, et ma näen ja usun seda ka, et tõesti suheldes siis selles linnaaias teiste inimestega ja saades sellist väga ehedat ja mitte ainult sõnades, aga ka teisel viisil, kas või mitteverbaalselt või koos midagi tehes sellist peegeldust tagasi, et inimesed muutuvad, arenevad, et see minapilt areneb ja usk endasse ja ka see agentsus, et need kõik arenevad ja selle kaudu areneb ka kogukondlikkus, et ta kasvatab sellist sisemist motivatsiooni, et ma tahan ja ma õpin teistelt, mida nemad juba teevad ja ma tahan selle asja, mida ma näen, et nad teevad, võtta oma ellu ka. Et see on niivõrd rikastav minu meelest ja ühiskond edasi viiv. Aitäh teile! Ma saan aru, et meil oleks hästi palju veel rääkida, sest et see maailm on suur, aga me oleme alguse teinud. Ja aitäh teile ja aitäh kuulajatele!